Tere Tšass, tere rahvas! Tere Priit, tere armsad sõbrad. Meil jälle pidu. Lihad anti kätte, toored. Ja puhas Max Moritz asjad. Ma sain seafilee. Mul on seaaba koos kamaraga. Aga miks ta niisugune ruuduline on sul? Ma lõikasin ta juba selliseks ja sidusin ta kinni ära. Muidu ta on niisugune lame, niisugune mõnus muinusjutu multifilmi lihatükk. Multifilmi lihatükk? Jah. Nii, ja sa panid lihtsalt nööri ümber? No lõikasin pealt ruuduliseks ja tõmbasin nööriga kinni soola, pipart ja Eesti sinepid peale. Ahju, küpsema. Aga mis sa üldse teed täna? Ma teen selle sama seaaba, selle ahju. Siis siin on mul ka jälle Max Moritzalt. Mis sa arvad, mis see on? Šokolaad? Ei ole. See tegelikult oli veisemaks, mille ma lasin köögikombainis puruks ära. Lödiks. Ainult veisemaks või? Veisemaks, üks kanamuna ja natukene jahu. Ja ma teen sellest siis niisugused nagu väiksed koogid. Maksakoogid? Jah. Nii. Panin siia veel soola, rohelist pipart, kogu lugu. Siis on mul baklažan, baklažanist tõmbasin juba õuksed viilud. Panin siia peale soola, et siit tuleks vedelik välja, muidu ta jääb niisugune mõrkjas. Ja panni peal värv peale, panen siia vormi koos purustatud tomatiga. Siin on, leidsin poest, oli juba mingi tšilli purustatud tomat. Ja kitsejuust. Laon vaheldumisi, küpsetan ahjus, siis tõmban siit ühe viilaka, panen selle maksapainkoogi, siis siin kartulist lõikasin niisuguse asja. Mina just mõtlesin, et äkki sul naistepäevast oli roose järel. Ei, veel ei olnud, need olid tulvid, kui sa mäletad õieti. Ja need lihtsalt friteerin ära ja kogu pidu. Selge. Ja minul on siis väga palju lihtsam asi, et mina sain siis endale tänase mängu tulemusena seafilee, puhastin selle ära ja siis maitsestan kergelt üle, siis keeran koos ürtidega beikonisse. Torsuitsu peekon? Jaa, torsu. Kus kohast? Mis järd? MM. MM. Mis on MM? Max Moritz. No vaat. Ja sinna vahele läheb seene segu, et ma ei saanud puravikke, ma tahtsin õudselt puravikudest teha. Aga lumi oli maas, jah? No vot, täpselt. Ja ma sain sitake seeni, ehk siis Hiina seeni. Ja need on nüüd siin vees olnud üks tunnikene niimoodi leos, et nad on mõnusalt paisunud. Ja sellest tuleb see täis sinna vahele. Ja siis ma serveerin värske spinatiga, mis on nagu siis kerge võiga röstitud koos nende seente ja punaveini kastmega. Nii, ja mul siis soolaga leotatud baklažan. Siit pigistame natukene seda vett välja, muidu ta jääb mõru. Ja lihtsalt pannile kergelt värv peale ja siis vaheldumisi vormi koos kitsejuustu ja purustatud tomatiga. Baklažan põhja, purustatud tomat, kitsejuust, järgmine baklažan, jälle purustatud tomat, juust, baklažan. No nii, siis kõigepealt selle seene täidis jaoks siis ma kummutasin natukene õli siia küüslauku, paar pisemat küünt ja siis need juba vee sees paisunud shiitake seened ma tükeldasin need ära. Need lähevad siia juurde. Et üks tunnist ajast täiesti piisab, et nad on selle sees mõnusalt paisuvad ja seda vedelikku võib alles hoida, sellepärast, et meil läheb seda kindlasti vaja veel. Et me natukene laseme natukene võid võiks panna siia. Või annab sellise hea koheva konsistentsi. 1-2-3 minutit hautan ja siis ma valan siit peale just seda seene leen. Leovett. Leovett. Vot selline väljend tuli eesti keeles praegu. Ja siis hautan veel, maitsestan pisikese sidrunimahla musta vipraga ja siis ei ole muud, kui hakkame liha rullima. Seda visi. No. Seened on nüüd mõnusalt jahtunud, eks ole. Ja nüüd paneme siia niimoodi, et pool sellest peekonist, sellest suurepärasest torsuitsu peekonist oleks kaetud. Siis on mul siin maitsene segu. Et me kasutame küll sellist valmis segu. Nüüd tükeldatud tüümian, samuti roosmariin
ja meil ongi valmis selline mõnus filee, mis lähebki peekorisse. Sedaviisi. Ja siis ei ole muud kui otse ahju ja no, ma usun, et sellisest 30 minutist kuskil 220 euros on täiesti küll. Aga mis on kõige tähtsam see, et see peekoni jätkukoht jääks alla. No just, jah, et ta välja muidu ta lööb laiali ära ja siis on kurikarjas. Kurikarjas ei tohi olla. Ahju. Ühesõnaga, siin on mul see, nagu ma ütlesin, köögikombainis puruks laastud veisemaks, sool, roheline pipar, nüüd pann ja õli ja vaatame, mis välja tuleb. Teeme niisugused koogid. Nii, ja kõrval pannil ehitasin siis nii-öelda kodukootud fritüüli ja need kartuli jupstükid. Friteerime siin sees ära. Aga ennem kartuli kuivatame ära selleks, et muidu on kogu ilm seda õli ja asja täis. Sedaviisi. Ja nüüd siis spinaati lisand koos seentega. Kõigepealt pann kuumaks, siis terved küüslaugu küüned. Küpsetad küüslauku? Jaa, milline arooma. Mulle meeldib. Väga hea. Natukene saavad nad karamelli peale ja siis need samad seened, mis me eelnevalt teotasime, eks ole. Ja nüüd juba suurte tükkidena siia peale. Nii. 2-3 minutit. Võtame seentele värvi ja siis läheb siia juurde värske spinat. Lisaks maitseks sidrunit ja siis juba lõpus vaatame, kas natukene musta pipart võiks panna, natukene soola võiks panna, eks ole. Just. Ja serveerimisel punaveinikaste, see vana hea klassika, millest me rääkisime juba nädalaid tagasi. Mina olen enda serveeringuga valmis saanud. No. Lihatükki võtsin ahjust välja, läheb niisugune mõnus krõbe. Väga ilus läheb välja. Crackling. Proovisid ka või? Natukene ikka. No, ja kuidas mekkis? Väga juba. No nii, minu suurepäraselt shiitake seened spinati väikese sidruni ja võiga on valmis. Samuti liha, lõikasin siit juba 2 tükki välja. Võib-olla nõks oleks, eks ole, veel küpsenud. Aga ta on praegu väga mõnus mahale. Kui seisab veel mingisugune mõni hetk, siis küpseb ise edasi. Ja loomulikult punaveinikaste, millest ei saa üle ega ümber, võiks ole ju. Pane natukene siia lisandi peale ka veel, et siis ta mahlas. Mina olen valmis. Mina ka. No, mul on seal need maksa koogid, siis vahuveini ja pardirasva ja kadakamarja. Ka hautatud hapukapsas on sinu vahel laotud, siis on baklažaani, tomati, kitsejuustu vorm, suurepärane tükk sealiha ja friteeritud kartul. No nii kellegi mitte midagi meelde ei jäänud, selles mõttes ei ole midagi hullu. Aga kui ei jäänud meelde, vaadake kodukalt www.lihakokad.ee. Just, ja mida me ütleme? Nagu ikka, alati. Lihkideni!